Tere tulemast kuulama City Tervisekliiniku tervise podcasti. Mina olen Teele Uus ja mul on au olla selle podcasti saatejuht. See podcast sündis praktilisest vajadusest, sest meie kliinikus on väga palju oma valdkonna tipptegijaid ning see tähendab, et meil on nii palju kasulikku infot, mida teiega jagada ja me proovimegi iga saatega tuua kõike seda kasulikku ja vajalikku infot sinuni. Tänase saate teemaks on meil töö- ja puhkeaja tasakaal ning meil on stuudios City Tervisekliiniku psühholoog Evelin Ilves-Lepp. Tere tulemast stuudiosse, Evelin. Tere ja aitäh kutsumast. No tegelikult see idee nagu meil kuidagi kahe peale isegi nagu ühel koosolekul nagu tekkis ja mul oli nii hea meel, et meil selline sünergia sinuga tekkis. Jaa, sest ka mina olen varasemalt palju mõelnud, et neid teemasid, millest rääkida on nii palju ja alati ju ei pea selleks spetsialisti juurde pöörduma, sest internet on põhjatu info hankimise koht. Lihtsalt, et seal oleksid need head ja õiged, kas nad on siis podcastid või artiklid, see materjal oleks olemas. Ja nii mõnus on teinekord, ma ei tea, kui ma sõidan ise autoga mingeid pikki otsi, siis mulle nii väga meeldib kuulata selliseid podcast'e, mis panevad mind mõtlema või annavad mulle mingit kasulikku infot, kuidas oma elu paremini elada. Absoluutselt nõus sinuga. Ja meie tänane teema, töö- ja puhkeaja tasakaal, kui ma seda ette valmistasin, siis ma mõtlesin, et see episood on täpselt mulle. Mitte sellepärast, et ma oleks kindel, et mul on selle töö- ja puhkeaja tasakaaluga tohutuid probleeme, vaid lihtsalt see sõnapaar kuidagi on minu jaoks nagu nii arusaamatu või ma ei oska isegi nagu teha enda elus sellist nagu auditit ja öelda, et nii, kas mul on nüüd sellega probleemi või mul nüüd ei ole sellega probleemi, aga eks me siis selle saate käigu jooksul äkki saame siis teada. Aga küsingi sinu käest kõigepealt, et miks see töö- ja puhkeaja tasakaal täna nii aktuaalne teema on? No üks väga suur asi, mida arvatavasti väga paljud teavad ja on näinud, on see, et vaimse tervise probleemide murekohtade sagedus aina kasvab. Ja kui hakata nüüd vaatama seda läbilõiget, et mis seal on siis need põhjused või need toimemehhanismid, siis hästi suures osas joonistub välja, et inimesed kurnavad ennast üle ja hoiavad ennast selles pidevas ülekurnatuse seisus. See võib olla lähtuvalt tööst, et ma töös muudkui panustan, aga see võib olla ka kõigi teiste kohustuste raames, kas näiteks lapsevanemana või kellegi hooldajana pereliikme puhul, siis ma mõtlen, et võib-olla jah, see tendents, et seda puhkuse või puhkamise olulisust enam seda ei tähtsustata või seda ei peeta nagu kuigi eriti oluliseks, eks ju, et kuidagi, see on see, mis minu praktikas väga selgelt välja tuleb. Et palju olulisem siis on inimestel nii-öelda siis nagu midagi saavutada või kogu aeg nagu kuidagi tegutseda ja rabeleda, jah? Just. Saavutusele orienteeritud ja just ka see, et nende kohustuste täitmine, et ma olengi piisav, vaid ma olengi hea siis, kui mul on palju kohustusi. Ehk ma võtan neid veel. Et kui ma juba mingisuguse koormusega saan hakkama, siis tõenäoliselt ju mahub natukene ikkagi veel sinna. Absoluutselt. Vaat see on ka huvitav, et kui tänapäeval küsida inimeste käest, et kuidas sul läheb? No siis öeldaksegi, jaa, normaalselt läheb või siis teine väga populaarne vastus on see, et oi, ära räägi, nii kiirelt läheb, et tööl on kiire ja kodus on kiire ja kõik on nii kiire. Et kas see nagu kiire elutempo on meie selline nagu tänapäeva siis nagu normaalne seisund või nagu see on ikkagi pigem juba nagu ohtlik seisund? Ma hoiduks sellisest sõnast nagu normaalne.
ka antud kontekstis. Eestlaste lemmiksõna. Ja. Aga võt see tempo, see kiirus, arusaadavalt, ühelt poolt ta on tingitud ikkagi nagu sellest ühiskondlikust tasandist. Sest meil ongi aina parem tehnoloogia, aina paremad võimalused, aina kiiremad autod ja nii edasi. Ehk et see kiirus justkui, mingil määral ta on, ütleme, normiks muutunud, et justkui nagu mida kiirem, seda parem. Aga teiselt poolt seal on ikkagi ka see inimese enda see mõttetasand, et peabki olema kiire. Et see justkui, see ongi hea või see näitabki mind, et järelikult ma olen siis võimekas, ma olen edukas, mis iganes. Mul asjad toimuvad. Tiitleid ma endale, eks ju, sean, et see kiirus justkui on võetud nagu normiks, aga mis ei tähenda, et inimene ise ei saa seda tempot reguleerida, saab küll. Aga see eeldab, et ma tegutsen teadlikult. Kas see kiirus võib siis olla ka nii-öelda nagu välja mõeldud kuidagi? Et ma lihtsalt nagu kannan seda tunnet endaga kogu aeg kaasas, et mul on tohutult kiire? See võib ka niimoodi olla, jaa. Et ma pean nagu kogu aeg kuhugi jõudma, midagi saavutama, aga tegelikult need reeglid olen ise endale välja mõelnud. Võt selles me oleme inimestena hästi osavad. Ise endale reeglite välja mõtlemises ja kui ma need reeglid olen juba välja mõelnud, siis ma ju ei kahtle enam neis. Absoluutselt. Siis ma olen kohustatud neid järgima. Tuleb tuttav ette küll. Just. Et see on ka üks koht, kus me seansside jooksul lähme, et kui me vaatame neid reegleid ja üks hea, vaata nagu sinagi tõid välja, üks hea reegli näitaja või indikaator on see, et kui ma ise endale ütlen, et peab või peaks. Seda juhtub mitu korda päevas mul. Just. Kõike peab. Ehk et vaata natuke selle taha, et mida sa siis oled endale öelnud, et sa pead ja miks sa arvad, et sa pead. Väga hea, ma pean seda episoodi ise pärast järgi kuulama, ise enda jaoks. Aga kui nüüd võtta see töö ja puhkeaja tasakaal, siis mis on need nagu mured, millega siis inimesed sinu poole pöörduvad? Tavaliselt, ega nad ju selle murega ei tule. Ma ei oska nagu seda sõnastada niimoodi. Et tuua välja, et mul on nagu liiga palju kohustusi või ma ei jõua enam. Aga sellega naljalt ei tule. Et inimesed ikkagi jõuavad abi otsima ja sealhulgas ka minu juurde juba siis, kui midagi nende enda tervise juures on korrast ära. Näiteks, toon siis näiteid. Uneprobleemidega, ei suuda uinuda, uni on katkendlik, ei puhka välja. Meeleolu probleemidega, kas on siis liigset ärevust, on selliseid depressiivseid mõtteid. Et juba on tegelikult, inimene ise juba tajub, et tema see seisund on läinud kehvemaks ja see on olnud juba mõnda aega. Et ega nad ei tule ka nii, et eile läks, et see on juba mõnda aega olnud. Aga jah, et seal all või see, ütleme, kus see kõik alguse on saanud, võibki olla see, et see kurnatuse tase on olnud pikka aega kõrge. Kas see tuleb sinu klientidele üllatusena ka, kui te jõuate töö ja puhkeelu tasakaaluni välja, et see ei ole tasakaalus? Jaa, kusjuures võib tulla täitsa üllatusena, et mina kasutan näiteks sellist skeemi. Me küll siin ei saa joonistada ja pilte näidata, aga ma püüan kirjeldada. Ehk et ma joonistan sellised 3 ringi. Üks ring on siis see, mis hõlmab inimese, ütleme, igapäevaseid kohustusi. Kindlasti on selle all mõeldud tööd ja juhul kui õpinguid ja ütleme, et kui on veel mingi väga regulaarne kohustus, kas ta on mingis organisatsioonis veel lisaks või mis iganes, eks ju. Ehk et kõik see, kuhu inimesel on vaja panustada ehk ressurssi, et sellega tegeleda. Selle ringi täitmisega
noh, üldiselt inimesed hätta ei jää, et saavad täitsa välja tuua, et mis need siis on. Aga lisaks sellele on 2 ringi veel. Ja need 2 ringi on siis mõeldud selleks, et mis on siis need kohad, kust ma seda ressurssi täita saan, et sinna ühte ringi kulutada. Ja vaat, kui ma alguses, eks ju, küsingi, et noh, et mis sa arvad, mis need võiksid olla? Noh, võt seal juba hakkab selline, et oi, ega ma ei oska öelda. Et kas peab üldse kuskil olema, et noh. Et tegelikult need kaks ringi, nad ei ole väga sellised keerulised, nad on üsna elementaarsed. Üks neist on puhkus ja vaba aeg ja puhkuse hulka käib ka hea uni. Teine on sotsiaalsed suhted ehk pere ja sõbrad. Eks, ei ole üldse kuidagi keeruline või nagu uus info, aga vaat tihti just kui me hakkame siis täitma neid 2 ringi, et mis need konkreetsed siis tegevused on ja kui tihti sa neid teed. Noh, vaat sealt tegelikult tulebki välja, et noh, korra aastas käin reisil, see on see vaba ea mull näiteks, ja võib-olla korra kuus külastan ema, see on mul see sotsiaalsete suhete mull, eks ju, ja väga muud seal ei ole. Mul nende mullide peale mõeldes tekkis nüüd kohe üks võib-olla natukene isegi teemaväline küsimus, et see sotsialiseerumine sõpradega näiteks, et kas, no ma mõtlen nagu ennast ka, et mul on olnud nagu perioode, kus ma olen palju sotsiaalsem. Ja siis on nagu mingid perioodid, kus ma tunnen, et noh, võib-olla isegi ei jaksa või ei taha, on ju, et siis ma nagu poen selle taha, et ma siis ütlen inimestele, et noh, ma olengi selline introvert. Et kas see võib hoopis tulla sellest ressursipuudusest, et ma olen ennast siis selle ühe ringiga, mille nimi on töö ja kohustused, nii ära õivanud, et mul selleks sotsialiseerumiseks ei ole energiat. Jaa, väga vabalt võib tulla ja kuidas seda nii-öelda teada saada, et kas see on see koht, on see, et kui ma tunnen, et jah, ma ei jaksa minna, noh, näiteks sõbraga kokku saama või midagi toredat teha, aga ma ikkagi ütlen endale, et noh, ma lähen, ma käin ära, kui ma tunnen, et ma tõesti ei jaksa või mulle seal ei sobi, noh, ma saan alati ära tulla. Nii, ja kui ma seal olen selle sõbraga seal väljas ja ma tunnen ennast hästi, ma tunnen ennast paremini, ja kui meie kohtumine on lõppenud, ma tunnen, et mul on energiat rohkem, tuju on parem, seisund ikkagi on muutunud. Võt see on indikaator, et tegelikult jah, et mul oli see ressursi puudus, et tegelikult ma sain sealt seda, noh, kas positiivset emotsiooni või energiat juurde ja mul läks paremaks. Ehk et ma sain ressurssi. Et see on hea mõttekoht. Kas selline tasakaalutus, kui mingitest märkidest me oleme juba rääkinud, aga kuidas see veel meie sellist vaimset tervist võib mõjutada? Ma tahaksin tuua siia ühe hea näite, et oletame, et inimene, noh, ütleme, et tööna teeb midagi sellist, mis talle väga meeldib. Ta naudib seda täiega, ta on inspireeritud, ta pigem alustab hommikul varem, teeb õhtul kaua, on ka nädalavahetusiti, noh, puhkusest ma ei räägigi, sest noh, milleks võtta puhkust millestki, mis on nii tore, eks. Ehk et esialgu kõlab nagu, noh, kõik on ju väga hästi. Ja mingi maani ongi hästi. Aga võt seal ongi oht selles, et see kurnatuse tase tekib nii märkamatult inimese jaoks, et ütleme, et sellised raskuskohad, nad võivad avalduda ka näiteks füüsilisel tasandil, see ei pruugi alati vaimne olla, eks ju, tekivad mingid kroonilised valud või mingid arusaamatud, noh, ma ei tea, seede probleemid, eks arstid teevad testid ära, justkui kõik korras, et ehk et see, ütleme, noh, justkui on nagu maskeeritud,
tegemist probleemiga ju ei ole, kõik on väga hästi, inimene naudib. Ehk et noh, tulen jälle tagasi selle ressursi juurde. Ehk me ei ole inimestena bioloogiliselt loodud sellisteks, et meil see ressurss iseenesest kogu aeg taastuks. Et see, kui ma hästi magan, siis see ei pruugi veel midagi tähendada nagu suures pildis. Noh, uni tegelikult on mina ütlen alati, et uni on number 1. Hea uni, kui see sul on väga hästi. Et uni kindlasti on kõige alus. Väga hea, väga hea. Aga räägime veel kvaliteetsest puhkusest, et ausalt öeldes ega see nagu mõiste kvaliteetne puhkus, selle kohta ka nagu mul ei ole nagu sellist selget visiooni, et mis see siis olla võiks, et mida tähendab psühholoogi vaatenurgast kvaliteetne puhkus? No üks asi on kindlasti mitmekesisus. Ehk et inimestena meil on kaasas alati igapäevaselt meie füüsiline keha. Meie füüsiline keha vajab liikumist. Ehk siis olenevalt nüüd sellest, mil moel ma veedan siis oma kas töö või õpingute aega, kas ma pigem istun või see on hästi liikuv, siis see tähendab, et muul ajal ma pean kehale pakkuma siis seda vastaspoolt. Ehk, et näiteks, kui ma päev otsa teen istuvat tööd, siis kui ma õhtul diivani peal telefonis scrollin, siis see ei lähe ikkagi kvaliteetse puhkuse alla. No võt seal on tegelikult 2 aspekti, mis ma tooks välja. Et üks asi, et ma olen diivani peal, ütleme sellises, mugavas asendis, iseenesest. Ei pruugi olla, seal ei pruugi olla midagi halba, eks. Ma korra lõõgastun, lõdvestan, keha lõdvestub, sest arvestades seda, et ma istudes, mul on ikkagi sundasend. Jah, asend on ka natukene muutunud. Ehk et vastukaaluks ma lõdvestun diivanil. Miks mitte? Teine asi, toome nüüd siia juurde, et mida see ekraan siis teeb. Ekraan stimuleerib meie aju. Ja kui meie töö on istuv, siis suure tõenäosusega on seal ka ekraan olnud. Tavaliselt küll. Eks. Ehk et selle asemel, et pakkuda teist laadi tegevust, et tasakaalustada. Ma pakun seda sama tegevust, lihtsalt teises seadmes, teine sisu, aga eks ju see tegevus on sama. Ehk et kui saaks ilma telefonita seal lõõgastuda, miks ei? Aga jah, kui ma juba telefoniga lõõgastun, siis see ei kompenseeri tegelikult seda minu vajadust, et mida ma tegelikult vajaks. Aga kui ma nüüd ikkagi päev otsa istun, teen tööd, sellist istuvat ja siis päeva lõpuks olen väsinud, aga siis lähengi kuhugi intensiivsesse trenni. Kas see on siis kvaliteetne puhkus? Võt see, see füüsiline liikumine ei tähenda alati trenni. See nüüd oleneb inimese enda ka füüsilisest võimekusest, eelistustest. See võib olla jalutuskäik. See võib olla ujumine. See võib olla mingi sportmäng, ütleme ka näiteks piljard või keegel, eks. Et seal ei ole ühtset reeglit, et kindlasti ma pean käima trennis, ma pean harrastama mingit kindlat spordiala. Aga jah, et mõte on see, et mu keha saaks liigutada, sest keha tahab liikumist. See on nüüd selline igapäevane kvaliteetne puhkus, aga kui me räägime sellisest nagu puhkuse perioodist, mõned inimesed ei taha üldse puhkust võtta, aga ma saan aru, et ikkagi tuleb. Jaa, tegelikult mulle väga meeldib üks lähenemine, ma tooks siia selle, et need puhkused või pausid võiks inimene jagada enda jaoks 3 kategooriasse. Esimene on sellised minipausid. Ja minipausid on, kuni 30 minutit suurusjärk. Mida ma saan teha põhimõtteliselt igapäevaselt, ka tööpäevadel, mis mõjuvad mulle
kas positiivselt, lõõgastavad mind, pakuvad mingit emotsiooni, positiivset siis. Ja mida võib olla väga palju, eks. Siis teine kategooria on sellised keskmise suurusega pausid, mis siis on sellised, suurusjärk paar tundi. Mis see näiteks võib olla? See võibki olla mingi ühisüritus sõpradega, mingi sündmusel käimine, ka ma ei tea, seenel käik näiteks. Ilmselgelt seda ma ei saa teha igapäevaselt. Võib-olla see kuu lõikes selline kord 2. Ja kolmas kategooria võiks olla siis need pikad pausid, mis siis on ikkagi vähemalt paar nädalat ja siin me nüüd jõuame selle nii-öelda tööst puhkuse võtmise juurde. Ja mida ma tean, on ju see, et see 2 nädalat justkui on see maksimumaeg, mis nagu oleks üldse võimalik võtta, et rohkem ju korraga ei võta. Mis juhtub tegelikult? On see, et 2 nädalat läheb inimesel veel alles selleks, et tulla nii-öelda sellest töörütmist välja. Ehk et 2. nädala lõpuks oleks inimene valmis puhkama hakkama. Ja siis ta läheb juba tagasi tööle. Ja siis ta läheb tööle. Eks. Ehk et kuidas ma aru saan, et ma veel tulen töörütmist välja. Üks asi on näiteks see, et kui ma ikkagi mõtlen veel mingite tööasjade peale, et näiteks kas midagi jäi sinna kuidagi tegemata või mingi mõte, mis mul oli, kui ma puhkuselt lähen, siis ma kindlasti selle asja teen ära, eks ju, et tegelikult ma mõtetega olen veel tööl. Ja ega töökaaslaste ju kõned ka väga ei toeta seda puhkust, et kuule, et ma tean, et sa oled puhkusel, aga mul lihtsalt üks küsimus. Ja. See on ka see piirisete seadmise koht, eks ju, aga arusaadavalt. Teinekord on see tegelikult väga tähtis. Jah, et teinekord on ka, ütleme, organisatsiooni reeglid sellised, et olenevalt ametikohast, et sa pead ikkagi olema kättesaadav ja nii on. Aga jah, et kui ma tean, et tegelikult selleks puhkama hakkamiseks 2 nädalat on see nii-öelda valmistumine. Siis võiks olla, eks ju, optimaalne, et see 6 aega aastas see puhkus ikkagi on ja korraga see kuu. Kas see on ka kuidagi oluline, et kas puhata näiteks suvisel ajal, mis me oleme ju enamuses harjunud ikkagi puhkama suvel, või tasuks puhata hoopis talvel siis, kui tegelikult kogu loodus puhkab? Siin on jällegi nii ja naa. Ühelt poolt seavad piirid, et millised meie võimalused on. Ega meil siin pimedas ei ole väga midagi teha detsembris, siin puhkan siis. Ja, üks variant, mida hästi palju kasutatakse, on see, et kui meil on siin seda päikesevalgust vähe, ma lähen kuhugi päikese kätte. Ja kui see võimalus on, kindlasti igati toetav. Ehk et ma isegi ütleks et mitte pigem see, et mis ajal ma puhkan, vaid just see, et kui pikalt ma puhkan ja mida ma selle ajaga teen, kui ma nii-öelda puhkan. Nii et puhkust ka ikkagi nagu ka tegevuste mõttes tuleb planeerida? Oleks abiks. Kui ei ole inimene selline väga spontaanne, et tal ei tule nagu kohe mingi tead mõtted. Ma mõtlen, minu puhul võib siis muidu see puhkus võib-olla raisku minna. Ja planeerida, läbi mõelda mingid tegevused ja just ka sellest vaatest, et mis on see, mis mind aitaks tasakaalustada. Ja see oleneb siis sellest, et mis laadi, mis iseloomuga on mu tööaeg olnud, mida ma seal alati ütleme enamus ajast teen. Et just, et see puhkuse tegevus tasakaalustaks seda, et oleks hoopis midagi muud. Me oleme mitu korda siin maininud, et uni on väga tähtis, aga kui palju und siis inimene võiks vajada? Mingis mõttes on ju see ka väga individuaalne, et ma tean inimesi, kes magavadki vähe ja nad ütlevad, et nad ei suudagi kauem magada. Ja on inimesi, kes muud ei teeks, kui magaks. Ja mina
ka, kui me klientidega seda uneteemat puudutame, alati esimene asi, mis ma välja toon, on see, et see unevajadus on individuaalne. Ja see üldlevinud, mis iganes ta on siis 8 või 7,5, et see ei pruugi konkreetselt sinu jaoks olla piisav. Kuidas ma aru saan? Minu järgmine küsimus. Jah, et mis on see minu jaoks sobiv unetundide arv? Üks võimalus on see, et lihtsalt katse-eksituse meetodil proovin, vaatan, millise pikkusega ööune järgselt ma ennast kõige paremini tunnen, kuidas on energiatase, kuidas on meeleolu, sest seal võib ka juhtuda see, eks ju, et kui neid unetunde saab liiga palju, ega ma siis ka ennast hästi ei tunne. Üks on katse-eksituse meetod. Teine on ka uneuuringuid saab ju teha, et välja selgitada, kuidas konkreetselt minuga lood on. Aga ma tahaksin kindlasti rõhutada, et see unetundide arv ei ole ju ainuke kvaliteedi näitaja. Seal on oluline ka see, et me selle ööune jooksul läbiksime kõik une staadiumid piisavas koguses. Ehk et ka just see, et me seda sügavat unefaasi saaksime piisavalt. Kuidas seda monitoorida? Tänapäeval väga lihtne, nutikellad, eks. Mis on sinu suhtumine sellesse, et näiteks kui esmaspäevast reedeni on neid unetunde vähem, lähed hilja magama, pead varakult ärkama ja siis ootad seda nädalavahetust, et saaks kuidagi need unetunnid nii-öelda järgi magada, aga siis magad kauem ja ärkad ülesse, oled küll saanud kauem magada, aga päev otsa oled uimane. Jaa. Tegelikult see on täpselt see sama, mida mina teen ja olen alati teinud. Aga spetsialistina ütlen, et tegelikult see kõikumine tööpäevade ja puhkepäevade unerütmi vahel võiks olla, ütleme, kuni tund. Ehk et see puudutab siis nii seda magama mineku aega, ärkamise aega, kui ka siis neid unetunde kokku. Mis tähendabki seda, et kui ma töönädala jooksul ikkagi need ööuned on üsna lühikesed, siis mul on ka nädalavahetusel üsna lühikesed. Ehk et mis ma teha saan, ma hakkan neid ikkagi pikendama. Ja pikendada saab selliste väikeste sammudega, ma isegi ütleks, et poole tunni kaupa. Et lähen magama pool tundi varem. Vaatan, kui see rütm juba on omane, siis tõmban veel pool tundi varem. See on väga hea nipp, see võib täitsa toimida ja just see tunniajane nihe, sest et ma ise enda peal saan ka nagu aru, et kui see on juba nagu nädalavahetusel magan 2 tundi kauem, siis ma olengi terve päeva uimane või ei saa ennast nagu kuidagi niimoodi õigesti käima ja siis tundubki, et see laupäev, mida ma olen pikalt oodanud, et see on siis kuidagi läinud nagu raisku või ma ei saa sellest päevast nagu nii palju, kui ma oleksin soovinud. See oleneb jällegi ka sellest, eks ju, et mis on su nädalavahetuse eesmärk. Kui, eks ju, ainuke eesmärk ongi see, et ma puhkan välja, siis pole hullu, et ma olen uimane. Mul ei ondki muid eesmärk. Aga kui, eks ju, nädalavahetusse läheb kõik see, mis mul nädala sees on tegemata, ehk et puhkan välja, teen midagi toredat, koristan ja nii edasi ja nii edasi, siis tekib jällegi see teiselt poolt sellise ülekoormuse tunne, et muidugi ma ei jõua, sest neid asju, mida ma plaanisin teha, on ju nii palju. Just. Aga räägime tööelu selliste piiride seadmisest ka, et kuidas siis neid tervislikke piire seada töö ja eraelu vahel, eriti nagu praegusel ajastul, kus on väga palju sellist nagu kaugtööd ja ma sageli näiteks näen ka seda, et kui meil on nii-öelda riiklikud pühad, vabad päevad, enne seda on lühendatud tööpäev, siis tööandjad saadavad kirju, ütlevad, et oi,
toredad päeva teile, nüüd on lühendatud tööpäev ja ilusad homsed püha teile. Aga sisuliselt tegelikult see eriti midagi ei tähenda, sellepärast, et iga inimese töö peab ikka olema kuidagi nagu tehtud, et mis ajaga need inimesed seda tööd teevad. Ma täpselt ei teagi, et mul on tunne, et see nagu ei ole nii päris tasakaalus meil. Ja see on väga hea küsimus ja jällegi lähtuvalt oma klientidest just need nõuded siis tööandja või selle konkreetse ettevõtte poolt ongi väga erinevad. Ja tihti inimene pannaksegi sellesse kohta, et noh, ma võin ju mõelda ja tahta, et ma lõpetan oma tööpäeva õigeaegselt või kuidagi reguleerin ise, aga noh, siis tulebki kas ülemuselt mingi kõne meil, kuskilt mujalt kolleegidelt. No kogu aeg on midagi tavaliselt. Et see surve, milles inimene on, noh, ei lase tal neid piire ega kehtestada. Ehk et mingil hetkel peab inimene ikkagi alla vanduma ja noh, tegema siis seda, mida talt oodatakse. Mida mina olen soovitanud oma klientidele, on see, et tegelikult selle peale tasuks mõelda juba siis, kui ma tööle asun uude kohta. Ehk et iseenda jaoks kõigepealt läbi mõelda need nii-öelda, noh, ütleme, pidepunktid. Kas see on siis see, et noh, ütleme 8 tundi, mis tähendab seda, et see kell ma enam ei tegele, ei meile, ei telefoni kõnesid, mitte midagi, mingit faili ka ei loe, eks. Iseenda jaoks kõigepealt mõtlen läbi ja kui on see nii-öelda see vestlus, noh, kas siis otsese ülemusega või tööandjaga, siis me räägime avatult need asjad läbi. Ehk et mina olen siis töötajana enda poolt teavitanud, et need on need minu piirid. Nii on. Mis tegelikult peaksidki olema nii-öelda kehtivad piirid. Sest et tavaliselt inimene võetaksegi, ütleme tavatöökohta kontoritööle, võetaksegi ju inimene tööle 8 tunniks päevas. Mis on seadusest tulenud. Just. Ja kui siis see ülemus või tööandja on omalt poolt kinnitanud, et jah, ma olen nõus, loomulikult see kehtib, eks. No, siis inimesel ja vaat kui seal tekibki siis mingi survekoht või see, et ei kuule, noh, kell 7 õhtul, et noh, ikka sa ju vaatad. Selle võiks ikka ära teha. Sa ju teed ära, et kuule mul, eks ju, oma hommikuks on ju vaja. Vaat siis ma saan alati jääda kindlaks, et aga. Nagu me rääkisime, on ju. Et see sama reegel, mis mul oli, et. Kas teinekord tasuks ka nagu selles mõttes tööandjale näiteks sellises olukorras vastu tulla, et hea küll, näiteks täna, nii kell on 7, sa tahad midagi saada, ma teen selle täna ära, mul läheb selle jaoks tund aega, see tähendab seda, et homme ma tulen tund aega hiljem tööle. Või see ongi juba nagu selline koht, kus nüüd, kui sa annad järgi, siis sa hakkadki järgi andma? Teinekord võib tõesti olla, et noh, see ei ole võimalik, et ongi vaja see õhtul kell 7 või mis iganes ajal mingi asi ära teha. Aga jah, just siis, et kui see on erand, kui seda juhtub harva. Ja loomulikult siis me lepime kokku kompensatsiooni. Kas see on ajaliselt, see on rahaliselt, noh, milles iganes me kokku lepime. Ja kui see on harva, see on okei. Mis tähendab harva? Harva ei ole iga nädal, eks ju. Noh, võib-olla aastas mõned korrad. Sest et samamoodi ju nagu, noh, ma ei tea, tööandja tuleb teinekord meile vastu, siis meie saame tulla talle teinekord harva vastu. Ja, aga just see, et kui see on harva, siis on okei. Sest jah, kui see hakkab saama mustriks, et kui ma ükskord olen vastu tulnud, siis võib tekkida, eks ju, ootus, et noh, siis sa ju järgmine kord ka tuled ja kui mul siis ei ole seda, noh, ütleme, tahet, et ma nüüd ikkagi kehtestan, tuletan meelde, et oot, me ju rääkisime, et see eelmine kord oli erand. Noh, siis ma võingi, eks ju, minna sinna libedale teele ja hakatagi vastu tulema. Just, ma mõtlengi, et teiselt poolt see on selline väga libe tee, et kui sa ühe korra midagi teed, siis see nagu nii-öelda tänane erand võib olla homne norm. Just.
just. et sihuke peab vaatama. Ehk et just, et rõhutada seda ise ka enda poolt, et see on praegu erand. Ma saan aru, et see on möödapääsmatu, aga see on erand. Just. Väga paljudel inimestel on see mure, et tööpäev lõpeb küll näiteks kell 5 või ükskõik kellel, mis kell lõpeb. Töö nii-öelda lõpeb ära, aga see peas nagu kestab edasi. Ehk et inimesed ei suuda ennast lihtsalt nagu välja lülitada. Kuidas seda olukorda leevendada? Ja see on üsna tavapärane. Ja ühelt poolt seal ongi see, et inimesed jätkuvalt muretsevad. Et asi ei olegi selles, et ma niisama mõtlen, et mis seal tööl oli või on või tuleb, vaid sinna tuleb taha selline ärevuse foon, et kuidas ikka sellega saab, kas sellega ikka saab ja mis nüüd ikka, mis ma siis ikka teen ja nii edasi, eks. Ehk et see on see, mida meie psühholoogid kutsume siis rumineerimiseks, ehk et mõtete ketramiseks. Mul hakkavad mõtted ketrama, nad käivad ühe koha ümber, ma mingit lahendust ju välja ei mõtle. Jah, sa hõivad ennast selle mõttega lihtsalt ära, vaevad ennast. Ehk et mida teha saab, on väga palju erinevaid võtteid, tehnikaid, kuidas oma mõtteid juhtida, kuidas ennast toetada, ka see, et ma teen mingit muud mõtestatud tegevust, kus ma kasutan oma füüsilist keha või ma meisterdan midagi, kus ma ei saa olla oma tähelepanuga ketramas neid töömõtteid, vaid ma pean keskenduma sellele, mida ma oma kätega teen, sest vastasel juhul mul ei õnnestu see tegevus. Üks lihtne viis, kuidas sealt välja tulla. Aga selleks, et hakata neid tegevusi tegema, peab olema väga teadlik, et see, mis ma oma peas ketran, see nõuab mult ressurssi. See tähendab seda, et ma tegelikult ei ole töölt ära tulnud. See kurnab mind, eks. Et kui ma seda teadvustan, siis mul on lihtne leida viise, mida teha. Väga paljud inimesed ju mitte ainult nagu nii-öelda argipäeva õhtul ei tegele selle nagu töömõtete mõtlemisega, vaid teinekord nad mõtlevad selle peale ka terve nädalavahetuse, mis on nagu veel eriti hull, et 2 päeva raisatud. Ja. Räägime väsimusest ja läbipõlemisest ka, et mis vahe neil on, et kas see on nii, et alguses on väsimus ja siis kui seda on nagu pikka aega olnud, siis on kurnatus ja siis kui seda on ka pikka aega olnud, siis ongi läbipõlemine. See võib olla sellises järjestuses, nagu sa praegu tõid, aga ma ütleksin, et see läbipõlemine on ikkagi natuke keerulisem seisund kui lihtsalt väsimus ja kurnatus. Mis läbipõlemise puhul lisanduvad, on kindlasti negatiivsed mõtted iseenda kohta, tuleviku kohta, ümbritseva kohta, ärevuse foon. Kindlasti seal on unega seonduvad raskused, ebaefektiivsed toimetulekuvõtted. Mis on ebaefektiivne toimetuleku võte, on näiteks see, et ma lähen õhtuti töölt koju ja selleks, et lõdvestuda, võtan klaasi veini või pudeli õlut. Eks, see on ebaefektiivne toimetuleku viis. Ehk et ja nii edasi, seal on veel rida asju, et kui me räägime, et see läbipõlemine on toimunud, et see seisund on käes. Ja alati ei ole ka see tee nii otsene, et kui ma olen väga kurnatud, et ma kindlasti sinna läbipõlemisse jõuan, ei pruugi. Kas inimene saab ise aru, et ta on läbi põlenud või pigem ta ei saa? Mida aeg edasi, seda parem teadlikkus selles osas on, sest sellest ka räägitakse väga palju ja see, ütleme ka kolleegide seas, ta on üsna levinud. Kas inimene just enda peas ütleb, et nii, et see on nüüd see läbipõlemine, võib-olla mitte alati, aga ta ikkagi tajub, et midagi on valesti.
ja sellele viitabki see, et kui ma olen võtnud pikema pausi ja pikema pausi all ma pean siis silmas pikema kui 2 nädalat, et siis ma ei puhka välja, eks ju. Mul ei lähe paremaks. Nii et mis inimene võiks teha, kes praegu tunneb, et ta on väsinud või kurnatud, ta võiks puhkuse võtta, on ju? No see on esimene asi, mida teha saab. Ja kui ma ei saa puhkust võtta, sest see on ka üks selline hea koht, mida ma oma klientide pealt olen näinud, et kui me mõtleme, arutame, et siis mida teha saaks, et oleks pausi vaja, siis tuleb seal jälle, et ma ei saa praegu puhkust võtta. Meil on, eks ju, see periood, see kolleeg on haige, eks ju, meil on, seal on rida põhjuseid, ma ei saa, mulle ei anta seda puhkust, eks ju. Siis teine variant alati ka sellises seisus, kus inimene tunneb, et ta ei jaksa. Ehk et tal on ikkagi, ütleme, kas väsimus või kurnatuse nähud, tegelikult saab pöörduda perearsti poole ja võtta siis haiguslehe. Sest ütleme selline pikaaegne kurnatus, ühelt poolt me siin räägime vaimsest tervisest, on riskitegur ka erinevate füüsiliste vaevuste puhul, et igal juhul. Et jah, me oleme ju selles mõttes vaimne tervis on ju füüsilise tervisega seotud, et me oleme ikkagi tervik, et kõik mõjutab ju kõike. Aga mida veel saab inimene teha, kes tunneb, et ta on viimasel ajal nagu, ongi pidevalt on väsinud? Üks hea asi on alati see, et teha vereproov ja vaadata, kuidas mul on vitamiinide mineraalainetega. Väga tavaline, ilmselt väga paljud ka teavad, meie kliimavöötmes D-vitamiini on meil alati puudus. D-vitamiini tase, eks ju, mõjutab meie seda füüsilist jõudlust. Üks lihtne näite, aga seal võib olla, eks ju, rida veel. Ehk et üks asi see ja teine asi hakata vaatama kõrvale ka, et kuidas minu toitumine välja näeb. Ehk et siin on, eks ju, see, mida ilmselt sina tead palju rohkem kui mina, aga just see, et mul on mitmekesine toidulaud, mul on regulaarne toitumine, ma ikkagi saan sealt piisavalt materjali, mida mu kehal on vaja. Kui ma mõtlen oma klientide peale, siis väga sageli on nii, et minu poole pöördutakse mingisuguste teiste muredega, näiteks, et ongi, et ülekaal, tahaks siis normaalkaalu või tervisliku kehakaalu saavutada, aga siis nende vastuvõttude käigus tulebki välja see, et inimene on lisaks kõigele muule ka nii väsinud lihtsalt, ta ei jaksagi mitte midagi teha. Et see on päris selline sage mure inimestele, aga nad ei too seda nagu esmase murena välja. Ja praegu kevadisel ajal võib väga vabalt olla ka nagu see, et D-vitamiinist võib väga palju kasu olla just nendel inimestel, kes ei ole siin pimedal ajal võtnud, siis praegu need D-vitamiini varud võivad ikkagi olla nagu väga-väga madalad inimesel. Aga küsin veel töö ja puhkeaja tasakaalu kohta, et kuidas siis inimene võiks nagu enda jaoks seda auditit teha, et kas minul on selle tasakaaluga kõik korras, et ta siis võtabki ja teeb endale need 3 ringikest, on ju, ja sealt juba tuleb palju välja. Näiteks, või teine võimalus on selline, et ma panen, pean nii öelda nagu päevikud, et ma panen iga päev kirja oma nii öelda need kohustused, tegevused ja selle ajaraami, et kaua mul läks selleks. Ja panen kirja ka sinna kõik need nii öelda ennast toetavad, ressurssi taastavad tegevused ja kaua mul läks, eks ju, ajaraam sinna juurde. Ja tegelikult see on puhas matemaatika, siis ma võtan see nädala kokku, liidan, lahutan ja vaatan, kas on enam-vähem tasakaal olemas või midagi on ikkagi väga vähe. Ma arvan, see võib olla väga silmi avardav tegevus, et sageli me ju mõtleme nagu kuidagi nii, et ei, minul ei ole midagi hullu või et mul on nagu kõik on väga hästi. Aga siis, kui me paneme need asjad kirja, siis tegelikult sealt alles päris nagu tõde selgub, et ma võin siin samamoodi
paralleeli tuua toitumispäevikuga, et väga sageli inimesed arvavad, et noh, nad ei tea, millest nad on need lisakilod saanud, sellepärast, et nad toituvad väga hästi, kõik on korras. Aga siis, kui hakkame toitumispäevikut pidama, siis me saame aru nagu, mida me tegelikult peaksime muutma. Just, et selline mustvalge lihtsalt kirja panemine ja pärast siis ma analüüsin seda, vaatan, mis pilt mul joonistub. Ja see tuleb väga hea selline tervik pilt. Küsin veel puhkuse kohta, et no mina olen pärit ikkagi sellest ajast, kus vanaema ajas mind kogu aeg taga, kui tahtis, et ma igasuguseid asju teeksin. Rohi seda peenart ja siis vii jänestele süüa ja siis pühiköögi põrand puhtaks ja nagu, et mul oli kogu aeg nagu, noh, ma ei saanud nagu rahu, ma pidin kogu aeg midagi tegema. Ja täna täiskasvanuna mul on kuidagi see muster nagu nii sees, et kogu aeg justkui peaks nagu midagi tegema, et kui ma niisama lihtsalt olen või siis nii-öelda nagu kasutan seda Fred Jüssi lemmiksõna molutamine, siis mul tekib selline nagu süütunne, nagu ma raiskaksin päeva ja et ma peaks kuidagi nagu olema kasulik. Jaa, see on väga tuttav. Aga kuidas, mis sa räägid? On jah, kuidas ilma süütundeta siis puhata? Noh, tegelikult üks asi, vaata, mis sinu jutust välja tuli ja mida tegelikult tasub ka otsida, on see, et kus ma olen selle jutu võtnud enda pähe. Et kogu aeg tuleb midagi teha, noh, niisama istumine, see on raiskamine, see on vale, see on halb. Eks? Kust ma olen selle võtnud? No sina oskad siin väga hästi välja tuua, et jah, see on see vanaema jutt, mis on nüüd sinu peas. Minu pähe tuli. Mida sa räägid ise endal. Jah. Noh, tavaliselt, noh, see on üks hea näide. Aga võib-olla, et ma olen ka ise loonud selle nii-öelda see narratiivi, et kogu aeg tuleb olla tegevuses, see on kuidagi hea ja kasulik ja vajalik ja siis ma olen hea inimene või noh, kui ma olen produktiivne, siis ma olen edukas. Ehk et ma olen enda peas pannud sinna juurde mingid väärtushinnangud. Mida see tähendab? Jaa, kindlasti. Kui ma olen niisama, noh, mis see siis tähendab? Mis hinnang sellel on? Ma olen laiskvarst siis. Just, ja see on negatiivne hinnang. Ja. Ehk et üks asi, kust alustada on nii-öelda vaadata kõigepealt, mis hinnangud ma olen loonud endale sellise molutamisel, puhkamise, niisama olemise kohta. Need on need samad reeglid, mis sa tegelikult saate alguses, eks ju, rääkisid, et me mõtleme endale mingid reeglid välja ja võt siis usumegi neid. Ja noh, need hinnangud tegelikult noh, meil on kõigil need ju. See ei ole, noh, ütleme midagi, mida üldiselt inimestel ei ole. Meil on kõigil need. Neid on meile väiksest peale ju õpetatud. See tuleb juba, eks ju, sealt koolisüsteemist, eks ju. Sina oled tubli. Sina ei ole tubli, eks ju. Noh, me oleme harjunud neid kasutama, aga võt selles seisus nad hakkavad toimima meie enda vastu. Ehk et noh, ma ei luba endal teha neid asju, mis tegelikult oleks mulle vajalikud, kasulikud, sest ma ise olen selle hinnangu pannud. Just. Jah, võib-olla toetudes kunagi sellele vanaema hinnangule. Noh, tema ka andis hinnangu sulle. Jube hea on praegu vanaema süüdistada selles kõiges, on ju. No selles mõttes, et tema tegi nii, nagu tema oskas. Just. Ja võib-olla nagu oli temaga väiksena käitutud. No vanasti olidki teised ajad ka ju. Ja. Aga vaat nüüd ongi see, et kui mina olen teadvustanud, et vot see vanaema hääl on see, mis mul peas kerib, siis tegelikult mina vastutan selle eest, kas ma järgin siis seda või otsustan, et aga minul on teisiti. Väga hea mõte. Ma olen juba siit saatest täna saanud nii palju nippe, mida ma pean hakkama enda peal kasutama. Aga küsin veel mõned küsimused enne, kui me siin saate otsad kokku tõmbame, et millal võiks, ütleme, kui nüüd võtta ikkagi see töö ja puhkeaja tasakaal, et millal võiks seoses sellega pöörduda spetsialisti poole? Ehk sinu juurde tulla? Noh, tegelikult alati on hea tulla ennetavalt. Ehk et noh, ma ise arvan, et enam-vähem kõik on hästi, mu enesetunne on päris hea, meeleolu on
ka enam-vähem, eks ju, aga ma ennetavalt korra tulen, kaardistame koos ära, et saada nii-öelda see kinnitus, et jah, olen õigel teel. Ma arvan, et see oleks selline hea koht. Kindlasti on hea võimalus ka siis, kui ma olen näiteks vahetamas tööd. Ehk et kas ühelt kohalt lahkumas, uues veel ei ole alustanud. See on ka see võimalus. Kuidas siis, eks ju, kehtestada ennast nii nagu vaja? Et korra rääkida, vaadata üle, et kas on vaja mingeid muutusi teha. Kindlasti tuleks pöörduda esimeste märkide puhul, kui ma ei tunne ennast enam hästi. Ehk et ma ei puhka välja, kui ma ka võtan puhkuse. Või mu meeleoluga on ikkagi keerulised lood või ma ei suuda magada, et kui juba ikkagi midagi oluliselt häirib, et siis on viimane aeg. Aga võiks tulla varem. Siis saab lihtsamini lahendatud. Kui sa peaksid andma ühe soovituse, mis aitaks ennetada läbipõlemist? See on väga hea küsimus, eks? Mis see siis oleks? Ma võib-olla isegi ütleks, et mitte, läbipõlemine natuke keerulisem teema, mis võib-olla nõuaks omaette podcasti, aga võime teha. Ja, aga võib-olla võtame niimoodi, et selline tööalane kurnatus, et mis on see üks nipp. Ja see üks nipp, mis mina annan, on see, et enda jaoks läbi mõtestada see töö, mida ma teen, milliseid minu vajadusi ta täidab. Kõigepealt see esimene asi, ehk et töö teatavasti saab täita erinevaid vajadusi, toon mõned näited, eneseteostus on üks, materiaalne kindlustunne, sotsiaalsed erinevad vajadused ja nii edasi. Et milliseid vajadusi, minu subjektiivseid, individuaalseid vajadusi minu töö täidab ja number 2, kas neid vajadusi saaks ka väljaspool tööd kuidagi täita? Kui hea küsimus. Tõesti. Siis küsin veel viimase küsimuse selles saates. Mis on üks levinud müüt töö, puhkuse või produktiivsuse kohta, mille sa tahaksid ümber lükata? Ma arvan, et tegelikult see, mis ka siit juba on läbi käinud, et see, et ma olen produktiivne, sellel on see positiivne hinnang juures, et see on igati hea, vajalik, kasulik. Just. Et mida rohkem ma teen, seda parem ma olen. Või seda, mis iganes rollis siis. Et just, et see on müüt. Sest tegelikult, kui me räägime, jällegi tulen tagasi selle ressursi juurde, et tegelikult inimene on ju kõige paremas vormis siis, kui ta on tasakaalus, ehk et ta kulutab sama palju, kui ta saab. Kui ta selle tasakaalu ise ära lõhub, ega ta ei ole ju, ütleme siis, produktiivne oma töös nagunii enam. Kõigel ongi oma hind, eks ju, et kui sa lähed ikkagi tasakaalust välja, siis ei ole nagu see meie loomuomane olek enam. Ja, et siis ei ole enam nii-öelda selle positiivse hinnanguga, et ma siin rabelen, pingutan, et see on hea või see on kuidagi kasulik. Siis ta enam ei ole. Väga inspireeriv vestlus sinuga, aga ongi aeg meie esimese saate otsad kokku tõmmata. Suur tänu, Evelin, et sa üldse olid nõus osalema ja aitäh, et sa nii palju kasulikku infot jagasid. Mul on hea meel, et sa leidsid sellest infost enda jaoks. Enda jaoks ma leidsin väga palju. ja ma usun, et ka kuulajad võib-olla saavad üht-teist kasulikku ja uute kohtumisteni. Uute kohtumisteni. Aitäh!